Tere! Täna näitame teile katsevahendit, mille nimi on Pandora kast. Siia Pandora kasti ma lasen sisse propaani, mis on siis põlemisohtlik gaas. Ja kui ma lasen seda siia piisavalt sisse, siis seal on mul autoaku ja ühendan need juhtmed siia külge, siis ma saan ohutuskauguselt selle propaani, mis seal sees on, siis põlema panna. 2 viisi, kuidas see katse võib siis lõppeda. Esimene viis on see, et siin Pandora kasti sees on piisavalt palju hapnikku, et propaan siis läheb põlema peaaegu et plahvatusohtlikult, suure plahvatusega. Ja teine variant on see, et eriti palju hapnikku siin sees ei ole ja siis siin Pandora kasti sees on näha, kuidas aeglaselt leek põleb ülevalt alla. Panen need kenasti siia külge ja kui seda valget nuppu vajutada, mis siin kõrval on, siis see propaan seal siis süttib. Aga süttimise jaoks paneme siis tuled kustu. Kui siin kastis toimuks ikka veel põlemine, eriti siin üleval all, mida on vaevu näha ja mina teeks, tõmbaks selle ukse siit lahti, ma lasen nüüd hapnikku sinna juurde ja kogu see leek tuleb suure hooga välja. Kuna selle praeguse põlemise käigus tekkis ka erinevaid gaase, tõenäoliselt tekkisid sinna nii vingugaas kui süsihappegaas, siis on vaja hapnikku juurde lisada, et uuesti põlemine toimuda saaks. 2, 1! Kaamerasse praegu ei olnud seda näha, aga tegelikult teadusteatri uks lendas ka selle lööklaine tõttu lahti ja selle Pandora kastil see ülemine luuk ja kõrvalluuk tulid ka selle lööklaine tõttu siis lahti. Kui oli piisav kogus hapnikku olemas, siis siukse aeglase põlemise aseme oli siis suur plahvatus. Et see plahvatus ongi midagi sellist, kui tuletõrje oleks selle ukse lahti teinud, siis umbes midagi sellist oleks siis välja tulnud ka.